Nüüd aga anname järje üle Heeroldile ja meid ootab ees ajarännak inimese parima sõbra koera jälgedes. Muinsustervitus! Me oleme tulnud koerte näitusele. Ja vaadake, siin on võib-olla selle näituse kõige atraktiivsem osa kõige noorematele külastajatele. Näiteks üks minu lastelastest. Kui ta sealt tuli välja Kaisu koeraga, siis ta unustas oma kaisulooma, kes oli kaasa võetud siia maha ja hiljem oli tükk tegemist, et seda tagasi saada. Aga siin on neid Kaisu koeri terve hulgakene. Siin on terve hulk kausikesi ja need kausikesed osutavad sellele, millest Polla ja teised kutsud on huvitatud. Lihakaus, piimakaus, isegi porgandid on siin, rääkimata siis muudest puuviljadest ja juurviljadest. Aga siin on tekst, et millised toiduained koerale sobivad või mitte, et võta pilt plaadiga ja pane kaussi. Ja kui tuleb roheline tulis, järelikult sobib. Aga kui tuleb punane tulis, järelikult sobib. No proovime, kuidas porganditega on. Ma väga ei usu, et koertele meeldivad. Kannete, võib süüa. Mõnele pontule võib-olla sobib. Aga proovime nüüd muud. Siin on šokolaad. Ega nüüd tavaliselt naljalt koertele šokolaad ei anna. Keegi aga mõni võib-olla siiski. Aga kuidas sellega on? Näete, süttib punane tuli. Et ärge andke oma koertele šokolaadi. Jätke meelde. Õigupoolest see näitus Koopast Kaisu esitab meile koerluse ajalugu läbi aastatuhandete ajast umbes 11 000 aastat tagasi kuni meie päevini. Ülemaailmsele koerlusele vihjab see maailmakaart, kus on märgitud ja näidatud põhilised koeratõud, mis on erinevates maailma osades üsna erinevad. Siin taustal võib sattuda segadusse ja saada peapöörituse, sest sellel stendil tõug on, kui ma ei eksi, vähemasti 150 erinevat koeratõugu. Aga huvitav on jah siin vaadata ja otsida üles need koeratõud, keda meie perekonnas näiteks on nagu olnud ja teisi, kes on nagu eksootilised ja keda me pole veel osanud isegi unes näha. Euroopas elavad 88 miljonit koera, aga miks neid peetakse, toidetakse ja nende eest hoolitsetakse? Siin on antud ka nagu liigitus. Tõsi küll, ma ei näe siin ühte minu meelest kõige esimest liigitust. Valvekoer, kes sinu maja aeda valvab. Tõsi küll, sellele lähedane on karjakoerad, kes ka lamba, lehma või muid karjasid koos hoiavad ja tõrjuvad näiteks hunte või ebasoovitavaid kahejalgseidki. Ja samas on siin terve rida selliseid koeraliike nagu päästekoerad. Pääste- ja abikoerte hulka kuuluvad ka need, kes jalutavad näiteks pimedaid inimesi. Ja praegu televisioonis, keda me kõige rohkem näeme koertest, on politseikoerad. Üks tüüp on narkootikumikoerad, kes tabasid alles hiljuti tohutu lasti kokaiini. Ja osa on lihtsalt ja tõesti seltsikoerad, kes aitavad aega veeta ja sportida ja ringi joosta. Aga üks koeraliik mul ei tulnudki pähe, kui ma lugesin seda stendi. Need on gurmeekoerad. Need haistavad trühvleid. Ja trühvlid on ju, nagu te teate, rariteetne ja hinnaline delikatess. Ürginimesed olid jahimehed, kütid, kalurid ja korilased. Aga millalgi hakkasid inimesed metsloomi kodustama. Nende hulka kuulus ka hunt, kellest sai kodustatuna koer. Meil Eestis on teada, et inimesed on siin pärast jääaega elanud nii umbes 11 000 aastat. Ja umbes niisama vanad on ka mõned hambad, koera või hundi hambad, mis on leitud Kunda Lammasmäelt arheoloogiliste
kaevamiste käigus, kus on tulnud välja kõige vanem nagu kultuurihajastu Pulliasula järel. Päris elu tundub meile mõnikord igav olevat, aga kuna meil on fantaasia, siis mõtleme välja midagi vägevamat kui argielu. No üks selline tore väljamõeldis on ka põrgukoer. Siin on kujutatud ühte, kes küll hambaid lõristab ja punased silmad on, aga ta ei ole väga põrgulik ja eriti hirmutav. Nii et selles mõttes ka Eesti folklooris on mõningatestki koertest peale põrgukoerte juttu. Aga me vaatame ka vähemasti siin mõnda pilti, mis on pühendatud koertele kui kunstikangelastele. Fotograafia eelsel ajastul kujutasid koeri kõige enam zooloogid, kes jäädvustasid neid erinevaid liike, klassifitseerisid neid, nii et olid terved koerte kataloogid, nii nagu botaanikutel taimedestki. Aga teine koerte kujutamise ajend oli see, et jäädvustada eliidi lemmikloomasid. Ja siin on näiteks Eestist pärinev baltisaksa kunstniku Baumanni maal Jahikoored jänesega aastast 1794. Näitus Koopast Kaissu on juba mõnda aega avatud Maarjamäel ajaloomuuseumi valdustesse. Ja kui teil siin sellel näitusel tekib idee, et võtaks endale kah koera, siis aga tuleb arvestada sellega, et koera eluiga on 10–14 aastat ja siis te peate selle aja selle koeraga jagama oma eluaega ja ka armastust.